Ita, kuidas etendus läks? Noh, hea küll ei ole tähtis. Äkki sa tuled minu kabinetti kohe? Mis on? No küll ma seal räägin. Ma võtan ennem kostüümi ära. Küll sa pärast võtad. Tule kohe, palun. Ita Ever. Jaa. Võtke istet. Rahvusvaheline näitlejate liit. Ma ei mõista, mul läheb varsti viimane... Meil on alust arvata, et te olete tarvitanud illegaalseid sooritust parandavaid aineid. Ma ei saa aru. Te olete oma vanuse kohta erakordselt vitaalne. Teie mõistus, psühhofüüsika ja sotsiaalne närv toimivad selliselt, nagu on tavaline 35-aastastel näitlejatel. Rein, mis nali see on? Mis vempu te mulle mängite? Ita, ütle neile ausalt, kas sa tarvitad dopingut. Ma ei... Tervet Eestit vapustavad praegu suured skandaalid. Poliitikud valetavad, sportlased valetavad, tervishoiusektor arvab, et nad on teistest paremad. Inimesed kaotavad usku. Eesti teater on veel viimaseid puhtus ja ausa mängu sümboleid. Ei saa riskida, et sellega midagi juhtuks. Kas te kasutate näitlemist soodustavaid hormoone? Ei saa aru, milles asi loomulikult mitte. Siis urineerige siia sisse. Ita, ma palun. Kus teil on siin lähim? Siit uksest peanäitjuhi oma. Mis me lähme koos urineerima? Protseduurireeglid. Rein! Rein! Alustame pressikonverentsiga. FIA ehk Rahvusvaheline näitlejate liit teatas eile õhtul, et Ita Everi uriiniproovist on leitud anaboolset steroidi. Dehydrokloriidmetüültestosterooni, mis parandab näitleja sooritusvõimet kuni 12% ja annab talle erakordse seesmise sära ja orgaanilisuse. Seetõttu on Ita Everile antud ajutine lavakeeld ja tühistatud kõik tema viimase 20 aasta jooksul saadud teatripreemiad. Rahu. Küsimusi saate esitada mõne hetke pärast. Praegu me tahame teatada, et me ei ole sellise otsusega rahul ning me oleme ette valmistamas kaebust ning me vaidlustame kõik, mis võimalik. Nii, palun, nüüd saate Palun küsige. Teatermuusikakino Ita, kuidas te ennast tunnete? Järgmine küsimus. Jaa. Agentuur BNS, küsimus Itale. Kas te olete kasutanud keelatuid aineid või mitte? See on uskumatu. Ma ei ole midagi niisugust varem kohanud ega millestki niisugusest varem kuulnud. Kõik, mis ma olen teinud iseendana. Vahel paremini, vahel halvemini. Läbi raskuste, läbi rõõmude. Vahel eksides, kuid sellest kõigest ainult õppides. Ma ei ole kasutanud ühtegi keelatud ainet. Ma võin seda tunnistada oma elu, oma pärandi, oma hingerahu nimel. Palun küsimus. See kõik oli väga veenev. Kas te ka praegu olete dopingu mõju all? Pressikonverents on lõppenud. Toeta dopinguvaba näitlemist. See võib olla säratu ja ebausutav nagu Eesti teleseriaalides, kuid see on puhas kunst. Algatus toetab Teater Vanemuine. Juba 9 aastat ilma näitleja preemiata. Tere! On Heino tuli! No, kas siin majas häid lapsi ka on? Või peab kellelegi vitsu andma? Heino, siin on ainult head lapsed. Joh, Heidi. No, Madis.
Peeter. Joh, Heidi, no ole siis Peeter. Tead, mul on üks sõber Peeter, kes muudkui peeretab ja on muidu ka tore mees. Ei tea, kas siin majas lauda ka kutsutakse. Noh, mis mees see on, kes sinusugust ei tahaks ülle võtta? Kuule, mis sa kas solgutad? Sina räägid siis, kui kana pissib. Praekana. Jah, sa ütle, kui peaks ütlema ei. Paarides su elu. Noh, Heidi. Noh, tule lakku aamu. Eks ma võin sulle appi ka ju tulla. Mees vastab selle peale. Vabandage, aga see on ju hoopis günekoloogi kabinet. Joh, Heidi, tiralla, laskem tuuled valla. Mehe hais peab ikka majas olema. Noh, teeme siis suuseks ka. No on Aino, sa tuttavaks. On Aino. Soolalõhe! See pidi ju lõhnama nagu naine sealt alt. Võtke istet. Eks meil natuke kitsas on, aga vastame hakkama. Kitsas jah, mul naisel ju ei taha jalad kokku minna, ta läbisõit nii suur. No, kas allpool habe ka juba kasvab? Mingi jõuske. Ei no, ole hea, ära võtta. Mis see pits mehele teeb? 5 viina on minu piir. Sai ennist siin maja ehitusest räägitud. Ei tea, kus siin kodus seda vana inimest asja ka tehakse. Tule välja mees ja ma näitan sulle sinusuguseid ma söön hommikuks. Sa lasid alles mähkmesse, kui mina teletorni kaitsesin. Joh, Heidi. Aino tuli. No joh, Heidi, no seda korterit oli sama lihtne üles leida, kui jaanipäeval lumbe kusta. Onu Heinode populatsioon on viimastel aastakümnetel järsult vähenenud. Süüdi on selles Eesti meeste lühike eluiga, peenutseva välismaise huumori julm sissetung ja mõtlematud olukorrad nagu see siin. Hoidkem elus meie rahvakultuuri tõeline pärl. Onu Heino. Reet, sa suudad mind ikka veel üllatada. Oi, teie taas siin. Tere, mina olen Ott Sepp. Nagu mõned teie seast ehk teavad, olen ma diplomeeritud Eesti draamanäitleja. Kuid erinevalt kõigist ülejäänud Eesti draamanäitlejatest ei ole mina mitte kunagi mänginud kodumaises olustikudraamas Õnne 13. Samas on olnud mul suurepärane võimalus juba 20 aastat erapooletult jälgida, kuidas see sari on vallutanud eestlaste südamed ja reitingutabelite tipud. Nüüd olen ma lõpuks valmis, et tabada Eesti telesarjade lipulaeva salapärast ja sügavat essentsi. Siin ta on. Noh, mis sa hiilid seal? Oh, mis ma ikka hiilin? No aga mis me siin õues ikka passime? Lähme parem tuppa. Mul on küll tohutult kiire kusagile, aga hea küll. Oho, noor peremees. Oho, mis sa teed siin? Parandad midagi, jah? Oho. Traktorit. Oho, ja, tead, meil omal ajal, meil ju vajasid parandamist hoopis traktoristid. Oho. Ah, mine saa ka oma jutuga. Ei, tõsi juttu. Oh, kuigi tööriistad olid samad. Kruvige ära. Ah, mine saa ka oma jutuga. Noh, pole sind ammu näinud. Kuidas sul siis läheb, Kaja? Oh, mis seal ikka? Kuidas teil siis siin läheb, Kaja? Meil on nüüd suured muutused siin toimunud, jah? Tõsi, jah? Jah. Mis muutused siis? Meil on nüüd uus linnapea. Oi, kas tõesti?
Jah. Kes see siis on? Kas Allan? Ei. Georg Sumberg? Ei. Kristjan? Ei. Harri Ahven? Ei. Noh, kas tohib korraks istuda? Muidugi. Tahad teen sulle kohvi välja või midagi? Ei tea nüüd. Mis? Tühi asi. 2 kohvi, palun. Ja tead, meil ju omal ajal kohvi oli ju suur defitsiit, jah. Mis sa plärad? Ei tõsi jutt, siis me ju jahvatasime traktori kumme keeva vee sisse, Mis sa plärad? Jüri Kerges? Ei. Mare Peterson? Ei. Kas sa tänast lehte oled juba lugenud? Ei ole, kas midagi on juhtunud? Paistab, et kõik on korras. Mis sa patrad? Ei tea, kuhu need kohvid nüüd jäävad? Ei tea, jah. Teie kohvid. Kas teie olete siin uus? Ei. See tüüp, kes räuskab kogu aeg, kuidas vanasti oli? Ei. See tüüp, kes igal pool ainult politseinikke mängib? Ei. See tüüp, kes igal pool ainult poliitikuid mängib? Jah. Õnne 13, 20 aastat ja mitte ühtegi sündmust. Palju õnne, 13. Ja me ei olegi jõudnud, me tahtsime jõuda selle kuu lõpuks tegelikult remondiga valmis, aga on jäänud venima nii palju muid asju peal ja siis me mõtleme, et me ei tea, kas me selle aasta, et selle aasta sees üldse jõuamegi, et võib-olla võib esikus kohe seal kasti peale ära teha selle, hakkasid kulutama. Ei no mis ema, ma kutsun neid. Sa saad ikka hakkama, poiss. Selles mõttes, ei, vastupidi, just sellepärast ongi, et tööd on nii palju. See klient, ma sain selle uue kliendi, mis ma seal sügisel, see klient, vaata, mis on... Tegelikult meil oli muud juttu ka. Et nagu väikest viisi uudist või nii? Nojah, võib nii öelda küll. Kristiina on alkohoolik. Tubli tüdruk! Palju õnneks, ma kahtlustasin ka muidugi. Ma teadsin kohe. Kuule nüüd, tule. Vala täis kohe. Kõik vala täis. Ei, kalla. Ma saa kuula arsti juttu. Jah, õige. Just. Jah. Eks ole. Suur aitäh selle värvika tagasivaate eest oma viimase aja ebaedule. Ja nüüd jõuame meie oma tänase peaettekande juurde. Ta on mees, keda oleme oma konverentsil oodanud juba selle algusest saadik. Esmakordselt Eestis teile esineb Jumal. Minu poolt.
siin. Vabandust, mingi nüüd mikrofoni lähemale. Just. Tere, siis kõigepealt minu poolt teile. Ma tahangi öelda, et mul on hea meel siin olla, mul on väga suur au ja ma ei tea, kas ma olengi seda au kuidagi ära teeninud. Samas, kes saaks siis veel rääkida ebaõnnestumistest, kui mitte mina? Ma tahaksin siis alustada see lähe käima. Ma võetaks selle. Ma võetasin. Ei, mitte see. Jah, tule aitavad. Vabandust. Kui kaua sul läheb? Kas sa tuled? Vabandust, meil on väikesed tehnilised probleemid, nii kord selle moodsa tehnikaga juba on. Aga konverentsi materjalide hulgas on ka selle ettekande slaidide väljatrükk, nii et saate sealt siis järge pidada, nii et härra Jumal saab alustada. Nii siis... See muutus veiniks. Et saate ära võtta. Aha, jah, muidugi. Vabandust, mis see oli esimese slaidi peal? Algusest. Algus, jah. Alguses ma siis ma tegin või ma lõin siis maa ja taeva. Kolmandaks olen ma pannud siis oma ebaõnnestumiste hulka jõgi. Kindlasti mitmed tahaks öelda, et oot, aga orkud, miks ebaõnnestumine? Aha, ei olegi, aga tegelikult eeslit ei ole riides, et siin on juba nagu selline faktiviga, et on potas ka ebaõnnestumine. Mul ei ole nüüd, ma loodan, et sellest ei ole midagi, et ma nüüd ütlesin midagi, mis mul ei olnud slaidides. Ei, sest ei ole midagi, ma arvan, et publik on kaasas. Ja, võib-olla nüüd on tekkinud kellelgi mingid kommentaare. Paistab, et võin jätkata. Jah, palun, jätkame. See tunne, kui sa astud ja arvad, et on aste, aga tegelikult ei ole. Noh, sulgudes võiks siia veel panna, et kui on pime. Ei, ärme pane. Tegelikult säärepeks ei ole võib-olla ebaõnnestunud. Eterniit. Populaarne ehitusmaterjal. Kaua sa sööd? Taimi ainult. Vahel tahaks natuke liha ka. Jah. Kõigil on kindlasti 1000 küsimust. Palun, nüüd on see õige aeg. Hallimäe kogudusest. Kõikvõimas Jumal, kas saaks koguduse jaoks pilti teha foyees? Seeria ordinatsioon. Saturatsioon normis. Nõgel. Anke nõkla. Ja, kohe. Ma ütlin nõkel, mitte kääri. Kääri on ma kääri, nõkel on mu nõkel. Te hurri olete vä? Te ikka kõrrele nagu saina.
Mu pinnistolesi kassiootüüm on rohkem kasu. Doktor, patsiendil on midagi valesti. Kõik on võlsi. Ja mis tiid on meil passiti? Kik ja vähegi nõllele käärel vaiket tegeva oma ammu ilma Lapimaal jõuluvanas on ka opereerima. Nagu edimene live lett malega. Mis me teeme nüüd? Äkki tal on mingi allergia? Arvad või? Küsime järele. Ärgake üles! Ärgake üles! Kas teil on mingi allergia? Pekko! Pekko, kas teil on mingi allergia? Rüüköid, sukna! Rüüköid, sukna. Kalaset on surele tsilk ansat. Paasanpäeva kirmas, sest on... Äkki peaarst on majas? See uus või? Jah. Jõud kõigile. Kõige õigem on seda ennetut tebist kohe lepuni lõigata. Meeste leiti tebina on peis või pärn. Kes see persas sörmikud köhtu toppis? Teata värdkeelest kohe. Riigikeele solkijad peavad saama väärilise karistuse. Kas ma rõõmustan, kui spordis läheb hästi? Või klubis tantsin Kuba Tšikiga? Kas veebiporno pakub üldse mingit lusti? Kui tean, seal askeldavad härrad Eesti ajaloost ei tea. Väike hindu, kes on selle palli teinud, ei mõista ta, kui halb on elu meil. On Eesti rahvas kannatusi näinud. Kas maailm hoolib sellest miski pärast ei? Oh, millal ükskord näakse, kui halb on olla eestlane. Küll rõõmuga me kannataks, kui ilm me piinu tunnustaks. Aga meelt on heita vara, kõik me kannatame ära, kannatame ära. See olla võis veits raske ja pisut tüütu Rwanda genotsiid. Mõni lennuk müksab majast, naerda laske. Õiged kannatused ometi on siin. Tšeki seda valu. Eesti rahva kannatused on üks lõputu jada. Juba jääajal oli vaja räigelt kannatada. Meie valulevi kõrge on kui Munamäe tipp. Õnneks on, muidu kõik see oleks liiga hull trip. Kui Kaali meteoriit meil tõmbas kõrvade üle naha ja kukkus mitte Jaapanis, vaid Saaremaale maha, siis hävimisest pääsemist ei olnud kuskilt loota, sest Kalevipoja jalad olid maha saetud oota. Aastasadu rüüstasid meid mitmed seltmed rahvad, sakslased, venelased, taanlased, poolakad, rootslased, latkalid, semgalid, vahvad. Teisel aastatuhandel tundus kõik algab hästi, aga võta näpust hoopis taara tappa kästi. Järgne 700 aastat lakkamatu torjust, sõjakatk ja nälg ja mitusada tuhat korjust. Nälja vahel katk ja katku vahel nälg ja vahete vahel nälga ette valmistav nälg. Kuna eestlastel on kannatusi umbes 4 miljon ja märk mu kõrval ausalt öeldes üsna võitlalt kilju, siis hüppan üle natukene uuemasse aega, et seegi aeg on pehmelt öeldes üsna musta laega. Pärisorjus kadus 1816, kuid vabaks tegelt muidugi saanud keegi meist. Mõisaorjus, aganane leib ja kupp ja peks. Ära palun lihtsalt veidi aega unda, eks. Kannatada rohkem küll ei jaksa meile näis, kuid eestlastesse mahub kannatusi mere täis. Ka 20. sajand tõi meil kamaluga õudu, tihe
hädasti sõdu võõrast võimu toorest jõudu. Siberisse reis ja luka ja vaikne viha, sekka defitsiit ja kangi jenki nätsu iha. Jõudsemegi täna päeva peale tuleb jutt. Kui nutuga on rutt, sest laenud, liisingud ja Kreeka võlg on ilgelt suur. Ega meena suvaril vist ikka pole Eesti juurel. Päigest meil ei ole või kui on, siis ta ei sära. Kes küll kõike seda aitaks kannatada ära? Oh, millal ükskord nähakse, kui halb on olla eestlane. Küll rõõmuga me kannataks, kui ilm me piinu tunnustaks. Aga meelt on heita vara, kõik me kannatame ära, kannatame ära. Millal ükskord nähakse, kui halb on olla eestlane. Küll rõõmuga me kannataks, kui ilm me piinu tunnustaks. Halvad